ilusad hommikut kõigile. Te ei usu, kuhu mina ja Arti praegu sõidame. Lugu siis järgmine. Härra Lauri avastas Austraalias oksjonikeskuse ja pani siis panuseid seal erinevatele asjadele. Üks päev põhimõtteliselt enne jõusaali minekut teatas, et oi, tead, mis nüüd on. Et tema pani siis pakkumise mingisugusele, mis on trailer karavan või? Karavan, jah. Karavanile pani pakkumise sisse, ütles, et tead, nüüd on nii, et 15 minuti pärast lõpeb siis oksjon ja senini on siis tema pakkumine veel nagu siis võitja. Ehk siis keegi on tema pakkumist üle pannud ja ülla, siin me oleme nädal aega hiljem sellest ja hetkel siis sõidamegi enda elu esimesele isiklikule karavanile järgi. Mis sa kommenteerid? Ja, et tegelikult jah, tuli endalegi päris ootamatult, et peab järsku karavani ostma, et ei olnud ju õrna aimugi, et noh, nagu ikka oksjonikeskustest neid asju osta, et ma olen seda karavani nagu väljast veits näinud ja piilunud, aga ega ma seal seeski tegelikult käinud ei ole, et ma olen neid pilte näinud ja asju, aga piisavalt uus karavan on 2024 aastat, tegelikult on kuskil 1,5 aastat vana karavan, et loodetavasti ei tule liiga palju ootamatuid kulusid, aga vaatame, kas kulud vastavad prognoositule, et ega endale ka, et karavan on ju ostes, ta ei ole registreeritud, tal ei ole numbrimärke, Austraalias müüakse niimoodi neid asju oksjonikeskustes, et kõik see protsess on uus ja lubade taotlemine ilma registreeringuta, nagu ilma numbrimärgita sõitmiseta ja kõik sellega kaasas olev, et eks ole näha, kui palju ootamatuid kulusid meid ees ootab, aga karavan sai soetatud päris hea hinnaga ja tegelikult on plaanis müüki panna üsna varsti ja ise natukene nautida senikaua. Et jah, vaatame, kuidas kogu protsess läheb. Mis sa ütlesid, et mis see hind oli ja mis see turuhind nagu sellele võiks olla siis? Nojah, et kõige odavamad turupakkumised hetkel on kuskil 32 000 juures ja karavan sai soetatud 20 000-ga, nii et kasum peaks sees olema. Päris hea kasum peaks sees olema, iseasi, kui likviidne see karavan on, seda ma ei tea, aga hind ongi niivõrd paindlik, et ma näen, et kahjumisse jääda sellega on nagu raske. Et kasum tuleb sealt anyway ja kuna karavani pole kunagi olnud ka, siis oleks äge teda mõned kuud ise ka nautida vahepeal. Et jaa, väga uus ja huvitav kogemus endalegi. Ja, nii et jah, saate tulla meiega seda karavani vaatama, üsna peame vaatama mingisuguseid koerasõbralikke karavanparke ka siin samas lähedal kuskil, et saaks siis teha esimese nagu sellise weekend tripi, mis ei olekski rooftop telgiga, vaid päris oma karavaniga, mis on päris äge niimoodi minna kuhugi. Et kui tavaliselt rooftop telgiga on alati see, et kui sa tahad nagu siis hommikul hakata kuskil autoga minema, siis pead iga päev seda kokku lahti lappama. Et ma arvan, et päris äge kogemus tuleb, et jätad selle sinna maha, siis käid autoga jälle tripimas, magad nagu päris voodis, sul on oma köök, elekter, kõik on sees olemas, et hakkame nagu luksuse. Ja saame esimese kogemuse, kuidas on luksuslikult siis telkida. Ja see nädalavahetus lähme küll aga meie sõbranna juurde Katile. Võtame ka Tommi ilusti kaasa. Tommi näeb esimest korda siis kanu ja lambaid ja kõik neid sadut erinevad looma, mis Katil farmis on. Nii et kindlasti filmin seda ka teile, nii et stay tuned. Äge.
no äge, vaatame. No nii, sama targalt kui me sõitsime sinna, sõidame me tagasi. Esimene ootamatu pööre. Meie kärukonks ei ühildu karavani kärukonksuga. Ja meil on bookitud mingi 20 ja siuke tunni aja pärast, vähem veel 50 minuti pärast peame olema juba järgmises kohas, ehk siis ülevaastuspunktis oma karavaniga. Eks ole näha, kas jõuame, seega hetkel sõidame poodi uut kärukonksu ostma ja vaatame, kuidas järgmine samm läheb. Esimene päev. Sõidame praegu koju tagasi ja karavani meil ei ole. Meie tooball ei fittinud selle karavani auku ja ühesõnaga pidime uue ostma ja uue saime ostetud, aga me ei saanud lahti ühendatud, sest meil ei olnud vajalikke tööriistu. Ja siis lõpuks nüüd me saime lahti ühendatud, me saime uue osta, me saime uue toolballi taha, aga kuna permit oli tänaseks päevaks ja permitil on kindlad marsruudid, mis sa sellega sõita võid, siis ei hakanud me karavani koju tooma ja et arvele võtta oli täna 12:30 aeg, sinna me ei jõudnud, seega ei olnud üldse mõtet karavani kaasa võtta. Ja bookisime endale uue aja ja saime reedeks, nii et vaatame, kas järgmine kord saame löögile, aga see on ette näide, et asjad ei lähe alati nii nagu plaanitud ja siukseid hoope tuleb vahele niikuinii. Et jah, vaatame reedel, kuidas me läheme sellega. Nii, väike vahekokkuvõte jälle. Teen kiirelt ära, eelmine kord läksime alt siis vale kärukonksuga. Ei teadnud, et on vaja four-wheel drive'i eraldi kärukonksu. Selle saime siis sorted. Nüüd järgmine probleem olid tuled. Meie auto pistik ei ühildu karavani omaga ning oli vaja adapterid vahele. Poest võtsin adapteri, mida soovitati auto juurde jõudes, see jälle ei sobinud. Ehk siis otsisin välja ise täpselt, milline olema peab. Hakkasin poode läbi helistama ja mitte üheski poes ei ole seda adapterit. Ma vaatan kella, mul on jälle mingi tunni aja pärast, ma pean juba olema nagu siis ülevaatusel enda karavaniga. Mõtlen, et mis ma teen. Jah, eks helistasin siis kaugemale poodi, lõpuks pidin sõitma pool tundi eraldi poodi, lootes, et seal on see õige adapter, mis seal ka oli. Ennem helistasin ette muidugi, aga ühesõnaga sain sealt õige adapteri, sõitsin tagasi karavani juurde pool tundi, siis ma olin juba, ma oleks pidanud juba olema ülevaatusel sellel ajal. Aga mis järgmisena juhtus, ma sain tuled paika, siis öeldi mulle sealt, kus ma siis karavani võtsin, see oli sisse piiratud autodega, millel kõigil olid akud surnud ja sealt öeldi, et me ei saa mitte ühtegi akut seda autot liigutada, ehk siis me peame hakkama lükkama sealt autode vahelt välja seda käsitsi suurt karavani. Lükkasime siis ta välja sealt, mille peale jälle läks aega. Järgmisena siis saime välja lükatud, hagurdasin auto taha, ühendasime tuled ära, ilusti kärukonks sobis seekord ja hakkasin siis jokiviili üles kerima ja mis te arvate, mis juhtus? Saate aru, jokiviili twisti, millega sa keerad jokiviili, tuli küljest ära ja ma ei saanudki seda keerata enam. Seega ma peksin ta haamriga lihtsalt kuidagi sinna vahele, tõmbasin ülesse ja tõmbasin tuled asjad seal nipukatega kinni. Helistasin juba siia ette, et kuule, ma jään veits veel hiljaks, et
please, no ärge kuradi suurt draamat tehke sellest. Ja siis ma mõtlesin, ma tulen siia, aga mul ei ole ju nagu elektrilisi pidureid autol tegelikult, mis peab olema. Ja mul ei ole jockey-wheeli ja kas ma üldse saan läbi siit ülevaatuselt ja kui ma ei saa, siis kuhu ma lähen, ma olen juba teise moving permit'i teinud, iga moving permit on mingi 30 vist. Noh, eelmine kord oli siis, läksime alt selle kärukonksuga, mõtlesin, ma pean jälle reschedule ima kuskil nädala-2 pärast ja jälle läheb see asi edasi, aga ei. Olen just ülevaatusel punktis, mõtlesin ka veel, et kas ma üldse saan läbi nagu selle karavaniga, ma ju ei tea, mida nad isegi kontrollivad veel karavanil, vaata. Mõtle, kui ma sõidan siia sellega ja nad kontrollivad, ütlevad, et ei, see ei lähe läbi, siis ma pean jälle koju sõitma, pean hakkama neid asju jälle parandama. Ja siis ma pean jälle uue permiti tegema, siis pean jälle siia uuesti kohale tulema ja iga kord siia kohale tulles on $230, et nad üldse üle vaataksid su nagu auto või karavani, eks. Ja nüüd ma olen siin ees ja mis te arvate? Sertifikaat on käes, olen licensed, võin minna dotti ja panna numbrimärgid külge. Ühesõnaga, tänane päev on olnud ootamatuste kuningas, et ma ei ole kunagi see päev lihtsalt. See, kui sul tuleb lõpuks jockey-wheeli ratas ka küljest ära, saad aru või? Nagu mis päev see on lihtsalt, aga no vähemalt tavaina. Sõidame koju selle karavaniga ja saame dotist numbrimärgid ja vaatame, loodame, et see pull on läbi. Vaatame, palju me müües sellest saame ja kuidas edasised protsessid lähevad. Aga selle asemel, et karavani järgi tuua, saime kiire tripi teha Big W'sse. Ostsime sealt mulle kastikese ja uue riiulikese, sest et asjad on läinud, no kohe näete, ma kohe jõuame koju, asjad on läinud niimoodi, et kui Arti meie garderoobi astub, siis tal tuleb kerge paanikahoog. On tõsi või? No jah, see on kohutav, mis sul toimub, no sellega tuleb kähku tegeleda. Ühesõnaga, mul on vaja reegelt minna marketile, müüa maha riided, mida ma enam ammu ei kanna. Ma tunnen, et ma olen jõudnud uude eerasse, vana Birgit on välja surnud ja on vaja stiilimuutust on vaja ja ühesõnaga nii palju riideid on jäänud lihtsalt seisma ja ma olen lihtsalt siuke inimene, kui ma garderoobi lähen ja me lähme kuskile, siis ma ei ole nagu see, kes võtab mingi ilusasti oma asjad välja ja siis paneb kõik tagasi ja ma olen lihtsalt see, kes tirib kõik asjad välja ja mul ei ole nagu piisavalt ruumisahtlitest, eks ma ostsin uue sahtli ja mu wardrobe needs a makeover. Nii et näete seda hullust ka, mis seal toimub, see on täiesti kohutav. Aga need on enamus asjad on siuksed, mida ma ei ole kandnud, mis on nagu nii nice'id. Osad on täiesti brand new, ehk siis tegelikult ma tahan minna marketile, et neid müüma. Aga eks näis, ühe korra viisin Arti endaga sinna kaasa, kell 5 hommikul pidi minuga tulema. Ma ei tea palju ma päriselt, no eelmine kord mõtlesime ülivähe asju kaasa ka. Aga jah, äkki läheb seekord paremini. No nii, ma ei tea, kas te olete valmis seda nägema. Ühesõnaga, this is insane. Nagu mul on siin asjad kõik üleval, see on nagu Arti osa. Kõik need, kõik siin. Ühesõnaga, lisaks on voodi all meil all riiulid, mida välja tõmmata. Ja teate seda, kui teil on nagu siuke suur projekt teha ja siis sa mõtled, et kui ma seda nüüd alustan, siis ilmselt selleks ajaks, kui ma need kõik riided sealt välja tõmban, siis mul jõuab see hetk vaata, kus sa oled üliväsinud ja ei viitsi sellega enam jätkata. Ehk siis ma lihtsalt olen viimased pool tundi istunud siin ja mõtlen, et kas täna on see päev? Aga peab olema. Ühesõnaga, game plan on järgmine. Ma tõmban kõik need, kogu selle
pasa siit välja. Ja we need a whole redo. Nagu ma pean vaatama, mis on asjad, mida ma päriselt ei ole enam mitu aastat kandnud, mis ei lähe enam kokku minu stiilinäidetega. Hiljuti, kes on varasematest videotest näinud, ma olen teinud endale nagu siukse vision boardi, kus on minu need kõik asjad, mis ma tahan. Ma olen endale pannud igasuguseid stiilinäidikesi, igast asju. Näete, siin oli kunagi ka Tommi pilt. Tommi on meil nüüd olemas, podcast on nüüd olemas ja nii edasi. Ehk siis ma tunnen, et you know, I'm 26 now. Ma ei saa enam samade riietega lõpuks käia, millega ma käisin, kui ma olin mingi 16. Et nagu we need a makeover. Töö käib. Keegi võtab mängimist. Sain siis kõik kingad, jalatsid, asjad, kotid üles panna. See on arti osa. Nüüd sain kõik need siia. Mütsid rippuma, kõik riidad ilusti. Selle ostsin juurde ja selle ostsin juurde. Nii et very nice. Näitan teile, kui palju kotte ma veel sain ära pandud. Panin siis Marketi müügi jaoks eraldi kotid ja siis Kaltsukaringel eraldi kotid, et need asjad, mida ma isegi viitsi hakata müüma, mis ongi mingid nagu, on kas mingi veits, ma ei tea, mis iganes. Et ma tean, et Kaltsukas ka, kui neile need riidid ei sobi, siis nad lihtsalt annavad need ära sinna, kus nad teevad need kaltsudeks. Nagu, et lõikavad lahti ja siis panevad sinna taaskasutus riietesse ühesõnaga, vaadake. Kõik need 4 suurt kotti. Artiriideid on ka seal. Pluss kõik need lähevad siis Marketile ja siis üks kott läheb Kaltsukasse ka. Nii et ma ei teagi, eks näis. Oh my god, mis siin toimub? Mina ei tea, mis päev täna on. Ausalt rahvas, me tavaliselt ei ole sellist elu. Nüüd on mingi week 2 back at me vlogging. Ja nüüd on mingi tere, mässime koroni ja siis lampi, härra. Ühe mersu ka. Ei tegelikult, no see oli vajalik ost. Pikalt oleme mõelnud ja vaadanud, et peaks nagu Bemmi välja vahetama, sest et koer ei mahu kabjosse. Nii et nüüd tal on hea big pagasnik, kus olla. Nii et on asja ette läinud, ma arvan. Ja tee siis tuur ka meile näita. Kahjuks ma ei ole kõige parem selles, et filmida autosid, aga... No mis ma ikka tuuritan, siin ta on, selline ta on. Ega midagi rohkem vaadata ei olegi. Auto nagu auto ikka. Vana auto. Vana auto ja ega ta uus ei ole. Ärge muretsege, me ei ole veel miljonäriks vahepeal saanud. Aga jaa, ili nice. Minu üks ruul oli, et peab olema sunroof. Really nice. Ja muidugi siin taga on ka siis see ala, et suur bagass, sest et nüüd, kui me viimasel tripil käisime Arti vanematega, siis me saime aru, et kui me kolmekesi taga istusime pluss koer, et siis päris keeruline oli niimoodi hakkama saada, ehk siis jah. See oleks hea, kui me peame uuesti tripile minema, lihtsalt see üldse ei fokusseeri ära. I'm sorry guys, te olete terve video niimoodi vaatanud. Aga jah, ühesõnaga, mina saan tagasi minna enda riidekapi puhastusele. Me oleme pesus käia, mis iganes. Ma just tegin 40-minutilise jalutuskäigu Tommiga, kell on 7:30, nii et I am cooked. Aga jah, selline see meie elu on siin Austraalias, you never know. What's coming, tegelikult me oleme autot juba viimased mingi 5-6 kuud vähemalt vaatanud, nii et see ei ole olnud mingi siukene üleöö otsus kui selline, aga jah. Kui vanad need on? Eile ja üleeile sündisid. 1-päevane ja 2-päevane. No, mis on teil? Jah, see on loogiline. From food, vaata. Wow.
palju saad iga nädal nagu reaalselt? ma ei tea, kui palju iga nädal, aga päevas on 1-7. Jaa, et tänane saab ka 4. Väga. Nad lihtsalt siuksed. Ossuris. Tommi! Nii, saime täna 4 muna. Tšups. Olemas. Aitäh sulle. Aitäh, aga tema, kus nii kuri? Tema läheb mul vanglasse, kanavanglasse. Sellepärast. Kiusab või? Ei, sellepärast, et tema tahab oma mune hakata haudama. Aga ma ei saa lasta sellepärast, et kui ma nüüd tulen 3 päeva pärast tagasi ja tema on 3 päeva nende munad otsas haudunud, siis need munad lähevad kõik lihtsalt minekuks. Raiskame selle. Siis ma panen ta eraldi sinna nagu, ja siis ta seal nagu saab, tal ei ole enam mune ja siis ta saab sellest välja nagu sellest haudumisprotsessist. Nii et tema läheb ja siis mul ongi moodustatud see on kanavangla või siis tibude või siis kui on nagu jah, tibud. Ei hakka kiusama tibusid. Mis sa arvad, siis võtame ka kanad või? Jah, 3 tükki vist peaks piisama. Saab piisavalt munena. Öeldi, et iga päev, kui üle päeva munevad, siis jah, see oleks kätti vist. Need on ju sealt, sellest. Need on sellest investeerimisfestivalilt. Tempus vaada EOS. Siis võttes... Jah, too ideaalne teeme nii. Aga haigelt äge. Kuna nüüd meil läheb vähem aega, sellepärast. Nii ainult tahab täpselt, kuidas klaimbida, vaata. Kus ju? Nii, ja kus on see koht, kus me praegu oleme? Oi, vot nüüd see sellega mind pani küll, ma olen nagu Katiga reisil on ülihea käia, sest saad ise enda aju välja lülitada. Boat Harbor Boat Harbor Campground. On see? Üliilus lihtsalt, üliilus nagu just Artiga ka ja pikalt rääkisime nagu, et kui muidu Perdis oled linnas ja teed hommikust õhtuni tööd ja ei planeeri endale piisavalt palju selliseid puhkusi, siis lähebki kogu aeg meelest ära tegelikult, kui ilusus riigis sa tegelikult elad, et nagu olme. See kõik tegelikult on, see hustle on väärt seda, See hustle on nii väärt seda ja seda kõike saad Kati puhul ainult tund aega sõitu kodust ja meie puhul siis 5 tundi sõitu kodust. So worth it, jah. Roksi, tule tüüma või? No Arti, mis tunded on, mis sa arvad? No kahju on koju minna jälle, Perti küll ei viitsi ja minna jälle. Hea meelega oleks veel paar päeva siin. Jah, sama. Täpselt sama.